tere hommikust, on hommik Queenstownis ja me asume nüüd teele, sest meid viib tee üles Mount Cooki suunas. Nii et enne seda kiire kohvikupeatus ja siis juba hakkame sõitma. Vaata seda. What's that? Teistsugune See on mega, see on nii hea. See on tiramisu sinnamaa. Ma ei tea, noh. Me olime siin kohvikus ja kas te saate aru, et ma nägin siin ühte fotograafi, keda ma jälgin nii kaua ja ma teadsin, et ta on Uus-Meremaal, aga alati nende, nagu mis ta story'st jagas, oli täpselt nagu, et nad on üks nagu koht eemal meist või nagu ees nii-öelda. Ja siis me tuleme siia kohvikusse, kuhu me täna isegi ei pidanud algselt tulema ja ta on ka siin nagu nii lahe. Oli suurepärane paar ööd ja päeva. Olgu, tšau! Why was it so nice? Tšau! Vahetus! Tšau! Jaa, kindlasti. Nagu te nägite, siis sõpradega jätsime hüvasti. Pisarad on autos nutetud ja nüüd me hakkame siis sõitma, aga juba siin linnast välja sõites nii kaunis koht, et lihtsalt pidime peatuse tegema. Mis uskused tal all on kokkuvõttes nagu, et nad teenivad? The Hat minu kord ära vist. The Hat nagu. Nali, oota. Kat, teeme uuesti selle naljavärgi. Oi, Blinn, head isu. Sorry, see on geniaalne toit. Nii, murumunamüts tahab jagada, kui hea ja lihtne lõuna. Pannile oad, mais, diced tomatoes, maitseained, kõrvale valmis kvakk, rõpsud, feta, hapukurk. Head isu! Kes iganes on Austraalias või siis Uus-Meremaal, ma arvan, ei müüakse võib-olla kuskil veel, aga need Whittakersi šokolaadid on lihtsalt nii maitsvad. Ja eriti see almond kool, ma arvan, on meie mõlema lemmik. Aga ülihea on ka coconut slab ja mis seal veel on. Igasuguseid erinevaid maitsed ja Uus-Meremaal on neid veel rohkem, sest see on siit pärit. See suur buum on võib-olla möödas, et ma tunnen, et see võis jääda. Jõudsime enda tänasesse ööbimispaika ja see on vaade meie vänni juurest. Istume siin järve ääres ja nagu väga huvitav kontseptsioon või olukord või hetk. Õues on päris jahe päikse käes on nagu siuke enam-vähem soe, aga kindlasti mitte suve-soe. Sul on seljas bikiinid, T-särk ja müts. Ja samal ajal kui päike paistab ja näeb välja reaalselt nagu oleks mingi full suvi silmale, siis kaugelt paistab lumised jäätipud või kaugelt paistavad lumised mäetipud. Nii et väga huvitav. Aga lähme teeme ka oma esimese ujumise siin Uus-Meremaal ära, nii et let's go. Vaadake palun seda vaadet. Ilmselgelt tuleb kaamera välja võtta. Nii need fotograafireisid mööduvad. Ja nüüd vaata korra mine sinna. Jah, stopp. Keera ümber. Ütleme siit ka. Nii, kell on 7 läbi, mis tähendab, et on aeg hakata vaikselt õhtusööki tegema. Ja täna me teeme siis õhtusöögiks neid samu magusaid praesaiu. Nagu sellise vaatega õhtusöök. Sellise miljoni vaade. Miljoni vaade.
võib neid siin natuke olla, jah. Head isu meile ja head ööd. Head isu, head ööd. Tere hommikust. Käes on meie reisi viimane täispikk päev. Ja me lõpuks oleme siis jõudnud Mount Cooki kanti. Ja täna ongi plaanis lihtsalt ringi sõita, matkata ja lihtsalt olla. Ja praegu ongi hommikusöögi aeg, ehk siis me hakkame tegema väikest kreemijustu singi kurgivõikut. Vaata, et hommikusöögiks on 10/10. Tere hommikust! Me hakkame nüüd sööma oma hommikusööki, võikud, tee, tatlid, peanut butter selle imelise vaatega ja ma vist viimastel päevadel väga palju pole siin jutustanud, aga olemegi palju ringi sõitnud, võib-olla liiga palju vaateid filminud, liiga palju öelnud autos 100 korda mega ilus, jäänud 700 korda tee äärde seisma, sest on nii ilus. Ja sõpradega hänginud Queenstownis, sõitsime ratastega ringi. Nagu nägite, käisime seda kurikuulsat burgerit proovimas ja mis me eile tegime? Käisimegi jälle toidupoes ja sõitsime ja peatusime. Ujusime. Ja käisime ujumas seal meie ööbimiskohas ja tegime süüa, nautisime vaateid, editisin esimest vlogi. Ja nüüd on siis uus päev, mida ma olen ka vist juba öelnud tegelikult. Aga tänane plaan ongi minna matkama ja äkki teha isegi 2 matkarada. Ilm hakkab väga soojaks minema, nii et ilmselt selleks hetkeks, kui me jõuame sinna matkamise juurde, siis lähevad jalga esimest korda biker shortsid ja tuleb ennast siin ära kreemitada, sest et ninats on juba korralikult põlenud. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et ma arvan, et minu lemmikosa sellest nagu selle reisi juures ongi see, kui sa nagu sööd kuskil lihtsalt sellises kohas või nagu, et see on su hommikusöök. See on midagi erilist. Minu arust see on nii äge. Nii et head isu ja tangime ennast siis matkamiseks täis energiat. Ja üks asi, mitte miski ei hiti paremini kui piparmündi tee meega õues ilusate vaadetega. Punkt. Praegu me teeme midagi, mida me teeme suht harva, oleme siin full turistid siin tee peal. Teeme veits pilte. Aga kuna siin autod vohavad igas suunas, siis tuleb seda teha targalt ja ettevaatlikult. Just nii. Me jõudsime kohale. Me oleme siis Hooker Valley tracki enam-vähem alguspunktis. Selline on siin see parkla ja ümbrus. Marek on kuskil seal praegu maksab parkimise eest. Terve päeva saame siin parkida $25. Ehk siis me mõtlesimegi, et pargime end siia, teeme esimese matka ära, siis ilmselt sööme, natuke tõmbame hinge ja siis vaatame, siin on üks natuke raskem matka, et vaatame, äkki siis teeme ka selle ära. Et siin eemal on küll ka tasuta parkimine, aga see oli juba päris kaugel, kuna päris palju inimesi on siin, kuna keskpäev on käes, nii et otsustasime, et maksame ja oleme siin rohkem nii-öelda mugavuses. Eriti kuna me hakkame siin ilmselt ka lõunatama, siis nagu ma ütlesin, natuke puhkama ja lihtsalt nautima seda täiesti ulmelist ümbrust, mis siin on, nagu vaadake seda, väga tuus. Kirjas justkui nagu see oleks seesama.
Sillal tohib olla kuni 20 inimest. Muidu see läheb katki. Meie esimene peatuspaik siin jalutuskäigul. Ja peab ütlema, et kuigi vaated on väga ilusad, siis terve selle raja jooksul justkui see vaade tegelikult väga ei muutugi, nii et kahtlen, kas üldse kõndida sinna lõpuni, mis ei ole siit väga kaugel küll, aga äkki läheks hoopis teisele rajale selle asemel. Ja päris palju inimesi ka arvestas, et kui me seni oleme teinud mingeid jalutuskäike / matkasid, siis nagu vahepeal tuleb keegi vastu, aga pigem mitte eriti. Ilmselt kaamerale ei jää, aga sealt üleval kuskilt sa kuuled nagu, minust on nagu summutatud ilutulestik. Aga tegelikult lumi, Marek ütles, et sulab ja ragiseb ja ilmselt langeb kuskilt alla. Justik sulab kogu aeg. Päris crazy ju. Päris hirmus ka, sest see on päris vali või nagu huvitav. Ja see on siis meie auhind lõpuni kõndimisest. Või noh, nüüd me peame tagasi kõndima, aga see on, kuhu saab siis tulla. Ja väga kaunis. Jälle on vesi siuke hallikas sinine, mis on huvitav. Väga ilus. Lõunasöök on söödud, oleme oma esimeselt minimatkalt tagasi, mis oli siis mingi 4 kilti, aga midagi tunni kanti. No eks oleneb palju seal seisad ja pildistad ja filmid ja sööd ja mida iganes. Snäkid. Ja nüüd me oleme siis otsustanud, et me läheme ikkagi sellele nii-öelda raskemale rajale ka. Ja see on küll 4 kilomeetrit samamoodi, aga kui eelmise eeldatav aeg oli tund aega läbimiseks, siis selle eeldatav aeg on 2–4 tundi. Nii et ma ei tea. Aga me läheme Ülesmäge, palju treppe. Jah, ülesmäge, palju treppe, nii et ma ausalt öeldes ei tea. Aga lähme vaatame, mis saab. Ja edu meile. Täpselt ei tea, kus meie järgmine rada läheb, aga siit paremal te näete hästi natuke seda Mount Cooki mäe tippu, mida vist me peaks sealt ülelt ka nägema, aga nagu te näete, siis nende mägede pealt liigub praegu väga palju madalaid pilvi. Nii et ma loodan, et kui me need mingi 2 tundi või ma ei tea, kui kaua matkame, et kui me üles jõuame, et siis need pilved on läinud ja me näeme kogu seda vaadet nii nagu peaks. Nii et läksime või? Läksime. Meie valitud rada Sealy Tarns. Kõrgus tuleb 600 meetrit ja peaksime vist kõndima sinna üles 2,5 kilti ja umbes 2 tundi. Noh, see on raja algus, see on päris hea ju. Aga see, et ma ei näe kedagi üles minemas, see on natuke muret tekitav, aga 3 tunni pärast oleme siin punktis tagasi. Ja see on see, kuhu me hakkame minema. Nii, see on meie vaade praegu. See on see Geapoint seal. Geapoint rada on siin. Me enne käisime kuskil seal. Ühesõnaga, lähme edasi ja nagu te kuulete, siis hing on. Hi! How far are we? Not far. Yeah. Ma tead, et me oleme veerand teest umbes läbinud, sest minu peas me oleme läbinud juba 3 veerand. Aga olgu, hingeldame ja matkame edasi. Kui juba vlogid. Ei, muidu ma jätaks vlogist välja. Aga sellistel treppidel me oleme tulnud nüüdseks juba väga pikalt ja ma ei tea, ma arvan, et kõik nõustuvad minuga, aga siis niisama matk kuskil versus korralik trepitrenn, siis noh, on ikkagi 2 eri asja. Aga lähme edasi, sest nii palju, kui meile on öeldud siin vastutulijate poolt, siis see on hull, aga seda väärt, nii et lähme vaatame. Let's go, see on juba redel ju.
väga hull. Ma arvasin, me oleme kohal. Kurat, veel on minna. 1 miljon aastat hiljem ja me ikka kõnnime. Siit läheb see trepp. Laseme temaga mööda. Aga inimesed lähevad siia kuskile. Nii et meil on veel hea pikk tee minna. Ma ei tea, kas siin on isegi näha. Siin. Nad reaalselt just käisid meist mööda. See näitab, kui järsult see läheb alla. Ja seal läheb Marek otse pilvedesse. Tule siia. Tegimegi. Ilma treenimata ronisime mäe otsa. Ja shout out Tegimegi YouTube'i channelile. Vau. Võib-olla on pisarad silmis. Ei võtta selle jalutuskäigu pärast, aga nende vaadete, oh my god. Lõpuks me jõudsime. Oh my god. Nagu te juba teate, Whittakersi šokolaad. Vot see on preemia. Kui lahe oleks, kui see saaks mingi kelgu alla minna. Või nagu mingi, sest see alla minek, need astmed on mega ebaühtlased. Sul vahepeal on hästi kitsas, vahepeal on hästi lai, vahepeal ei ole ka, sest vahepeal peab slaidima sealt. Aga ei, see vaade on küll väga lahe. Ja nüüd me olemegi nendel samadel treppidel tagasi teil alla. Ja nagu väga ulme, kui pisike kõik seal. See on, kus me parkisime. Kõik on nii pisike. Neid inimesi, kes siin on igal pool. Rajalist ilmselt ei ole isegi väga näha. Seal, näete. See matk oli ikka väga äge. See oli väga, nagu see oli tõesti füüsiliselt väga raske, sa lihtsalt lähed ja nagu millal sa veel kõnnid mingi tund pluss lihtsalt trepist üles. Ja siis on kitsad trepid ja hästi laiad trepid ja siis vahepeal ei ole treppi, aga sa ikka lähed üles. Aga noh, nagu ma ütlesin 700 korda, siis need vaated olid seda ja rohkemgi veel väärt, nii et on hea meel, et me selle ära tegime, nii et täna on lausa 2 haiki tehtud. Ja nüüd me lähme vaatama, kas me jõuame veel näha ühte liustikku, mis on siin ääres, siin lähedal. Ja peale seda läheme siis tänasesse ööbimiskohta, mis on Lake Tekapo kandis. Kas me juba teame, kus me lähme või? Oi, me oleme nii spontaansed. Igal juhul, me ööbime kuskil Lake Tekapo kandis, me veel ei tea täpselt kus, aga seda me teame, nii et jah, väga-väga tore. Mõtlesime, et teeme kiirelt siis ühe liustiku vaatekülastuse ja meie üllatuseks ka siin ootavad meid trepid. Ja nagu te näete, on inimesed seal, ehk siis me läheme siin üles. Jehuu! Jehuu! Peale märksõna trepid. Mitte, et jalad on täiesti, või põlved on eelmisest tripist jumala läbi, aga midagi pole teha. Tere hommikust. Käes on meie reisi viimane täispikk päev, mis tähendab seda, et homme varahommikul juba lähebki meie lend, mis tähendab omakorda seda, et täna me liigume tagasi Christchurchi
ehk siis linna, kuhu me algselt lendasime ja kus meie lend ka välja läheb. Ja ööbime siis Airbnb's, sest et täna päeval tuleb see van tagasi viia, mis omakorda tähendab seda, et me teeme nüüd omale hommikusöögi ära, me oleme hetkel Lake Tekapo ääres. Teeme oma hommikusöögi ära, sööme ära ja siis vaikselt hakkamegi seda vanni kokku pakkima. Ehk siis pakime enda asjad, täidame, mis siin on vaja täita, gaas, vesi, tühjendada veepaak ja nii edasi. Ja siis meil on selline päeva teine palungi Christchurchis veedame. Väiksed suveniirid, väike jalutuskäik ja ilmselt ma ei oska küll või ma ei saa olla 100% kindel, aga üsna vara magama. Meie lend on 6:20 hommikul, mis tähendab, et me peame juba olema 4:20 lennujaamas, mis tähendab, et me peame majutusest mingi kell 4 minema, võtma takso ja ilmselt ärkama siis umbes 3:30 aeg. Aga jah, väga mõnus. Lootsimegi, et kui me sõidame siia Lake Tekaposse, et me sööme siin hommikust, mitte seal, kus me täna ööbisime, et siis saame natuke juba päikese käes olla ja täpselt selleks ajaks, kui me olime kohvikus ära käinud siin, omale kohvi võtnud, siis tuligi päike välja, nii et väga ideaalne ajastus. Kohvikust võtsime väikse decaf kohvi, mis maitseb väga koduselt, väga leivaselt. Marek võttis muidugi oma classic flat white'i. Ja nüüd teeme ka omale võigusid jälle. Toorjuustu, singi, kurgi, juustu ja keedumunaga. Ja siis naudime siin oma hommikusööki ja peale seda hakkamegi toimetama. Also, kui professionaalne on see, et ma olen siin auto juures oma mikriga ja teie olete seal nii kaugel ja ma saan rääkida ja ma ei pea karjuma. Päris lahe. Aga igal juhul head isu meile, head viimast reisipäeva ja ei jõua ära oodata, et voodis magada. Aga ei kurda, sest et tänu sellele vänile me oleme saanud näha nii palju ägedaid kohti. See on täpselt see. Palju me nägime tee peal sellist lahedat kohta, mis näeb minu meelest välja täpselt nagu autode multikas. Nagu kas see pole mitte lahe või? Nagu see on minust Radikaribi linn päris elus, nagu vaadake. Matu on seal roostes. Vabandust, kas keegi on vetsus? Oih, vabandage mind. Nii, nagu te näete, siis suveniirid on nahale talletatud ja lõpuks jõudsime sööma. Ootame praegu toitu ja ütleme nii, et need vahepealsed mingi paar tundi, ei mitte paar tundi, 5 tundi, 6 tundi, kui me tagasi teel olime ja otsisime, kus saab meie vänni gaasi nagu uuesti ära täita ja me ei saanud seda teha mingi, ma ei tea, 5 erinevas kohas. Ja me jõudsime niimoodi, et meie tatoveerimisaeg oli 3:30 ja reaalselt me sadasime oma mingi, nagu meil on reaalselt mingi 6 kotti kokku. Lõime 3:30 selle ukse lahti ja olime, nagu me oleme siin, nii et nüüd on see tehtud, vänn on ära antud ja nüüd me võtsime ühest India kohast süüa, sööme ära, siis lähme oma majutusse ja no vaatab äkki. Me ei hilinenud. Nad kuulsid. Ja me ei hilinenud, sest kes teab mind, kes on võib-olla vaadanud ka minu vlooge, vihkan hilinemist ja ma ei saa hilineda, isegi 1 minutit mitte ja me ei hilinenud, nii et jah, see on meie plaan. Kell on juba saanud siin 5, mis tähendab, et meil 13 tunni pärast ja 16 minuti pärast läheb juba lend, nii et no nii, me oleme jõudnud oma tänasesse majutusse. Väike kiire outfiti vahetus ja ärge pange tähele, me peame hakkama siin kõiki oma asju veel ümber pakkima, sest me enne seal vännis lihtsalt viskasime kõik kokku ja tulime tulema. Aga me oleme jõudnud oma majutusse ja kui veider on olla toas, nagu lihtsalt siseruumis, et see ei ole mingi kohvik, see ei ole mingi, ma ei tea, duširuumid, kus sa käid pesema, vaid see on reaalne tuba. Igal juhul me vahetasime riided, tegime check-in'i oma Airbnb'sse ja nüüd me läheme
jalutama. Ja nüüd me lähme siis jalutama, lähme vaatama, kas me leiame Vanemuise Sirjele sobiva magneti. Sest et ma ei tea, kuidagi nendes kohtades, kus me magnetid vaatasime, mõned olid nagu väga kehva kvaliteediga, mõned ei olnud lihtsalt üldse ilusad, aga ma tahaks vanemale midagi toredat ilusat, nii et jah, lähme siis vaatame ja ma pean ühe korra veel ütlema, kui veider on olla siseruumis. No nii, on käes aeg. uuesti. Miks? No nii, on aeg käes, et teha ära meie Uus-Meremaa väike Q&A ja alustame, kõigepealt, millest me üldse alustame? Me alustame meie aukülalisest siin, kes on küll vlogides olnud, aga nüüd ikkagi ametlikult siin niimoodi kaamera ees. tere, Kaisa fännid! Tahtis öelda tere, Kaisa vlog. Aga okei, alustame meie küsimustega ja esimene küsimus on siis sulle, kas sa tooksid välja meie teekonna Uus-Meremaal lihtsalt niimoodi, et sa pinpointid sellised kohad ära, et inimesed, kes tahaks võib-olla planeerida Uus-Meremaa reisi, põhimõtteliselt saaksid need location'id endale mapsi sisestada ja selle järgi saaksid nagu teekonna enam-vähem paika panna. Mitte küll kõigi peatustega, aga lihtsalt see üleüldine ruut. Ja me paneme siia ekraanile ka ilmselt selle teile. Nii, maandusime idarannikul Christchurchis, siis sealt edasi sõitsime põhja poole mingi 1,5 tundi äkki nimega kohta nimega Kaikoura. Ja siis sealt hakkasime sõitma läänekaldale, mis kõige läänepoolsem koht, kus me ööbisime, oli siis Greymouth oli jah, vist oli. Ja siis sealt edasi sõitsime Queenstowni poole ja sinna tee peale jäid Franz Joseph liustik, Fox liustik, siis on seal Lake Wanaka ja mis see kõrval oli, mingi lake oli ka seal, mingi veits väiksem linnake. Ma peast ei mäleta. Ühesõnaga jah, mingi... Aga see jääb sinna, kui te sõidate või võtate mäppi ette, siis te näete sõidate kõiki. Nii-öelda mõlema kõrvalt mööda anyways. Ja siis, mingi Havea vist, Lake Havea. Ja siis sealt edasi järvede juurest sõitsimegi Queenstowni ära ning siis, ma ei tea, ööbisime seal kandis. Siis sõitsime ka Milford Soundi, mis on mingi 2,5 tundi Queenstownist. Ja mis oli meie siis kõige lõunapoolsem koht, kus me käisime? Jah. Ja siis Milford Soundi on nii-öelda üks tee sinna ja üks tagasi, ehk siis sõitsime sama teed tagasi ka Queenstowni jälle. Ja siis hakkasime tagasi Christchurchi poole sõitma mõndade vahepeatustega. Näiteks on jälle 2 järve, 2 või 3, 2 vist, kus siis käia ja peatuda on Lake Pukaki ja Lake Tekapo. Ja siis selle Pukaki juures on ka see Mount Cook, kus siis saab matkata ja näha ägedaid vaateid. Aga anyways, siis nendest 2 järvest sõidad mööda ja siis põhimõtteliselt ongi, ma ei tea, sõidadki otse Christchurchi välja, siis väga niimoodi enam vaadata ei ole asju. Jah, või nagu siis jah, sealt tekibki see luup. Ja üks asi võib-olla selle luupi juures on see, et kui sellist marsruuti sõita, siis pigem teha natuke pikem reis, et meie olime umbes 11 päeva teel või 10. 10 täispikka päeva. Aga et ideaalis jah, selle teekonna jaoks võiks olla ikkagi natuke rohkem. Kuigi me saime selle väga hästi tehtud, aga siis lihtsalt meil ei jäänud väga palju aega nagu päriselt kämpimiseks või selleks, et ollagi kuskil campsite'is näiteks paar päeva ja ma ei tea, istuda raamatut lugeda, chillida, et pigem oli kogu aeg see, et oled nagu teel järgmise sihtkoha poole. Tere fännid, unustasin ühe asja mainimata jätta kahjuks.
et väga palju koski on seal ka, mida vaatamas käia. Ja Igal pool tee ääres siis, et kui te sõidate ringi, siis hoidke silmad lahti ja kindlalt käige, sest on jah sildid, et kuskil waterfall ja et no tihti need on suht lühikesed jalutuskäigud ka. Nii et kellele meeldivad kosed, näete ka neid väga palju. Milford Soundis ka eriti veel. Neid oli seal tohutult. kuigi nagu teel saad ikka peatuseid teha, aga lihtsalt seda, nagu ütleme seda campimist oli siis nagu selle võrra vähem. Jah, me tihti jõudsimegi sinna uude kohta, kus me ööbisime õhtu poole, ehk siis jah, põhimõtteliselt teedki mingi õhtusöögi ära ja pesed hambad ja lähed magama enam-vähem. Et väga palju sellist vaba aega ei olnud jah, et nautida ilma ja mis iganes. Aga ikkagi, et selles mõttes, et ma pigem ikkagi valiks selle, et peab sõitma päevas nii palju rohkem kui see, et üldse mitte minna. Või nagu selles mõttes, et ma ei kahetse, et me selle ringi tegime, sest me ei saanud ka teada, sest me ei olnud enne käinud. Jep. Järgmine küsimus, kust me rentisime oma campervanni, kui palju maksis ja võib-olla alustame kõigepealt nendest küsimustest. Rentisime Motorhome Republic veebilehelt, aga see firma, kes Motorhome Republic vahendab, aga firma, kellelt me saime, oli Lucky Rentals. Ja palju siis 10 täispikaks päevaks see campervan meil maksma läks? See oli siis 10 päeva. No ütleme nii, et umbes 1600 Audi. Ehk siis umbes 1000 eurot. Kui ma õigesti mäletan. Kas selle hinna sees on meil siis see nii-öelda kindlustus ka nende poolne? Jaa, vist minu arust oli, jah. No lihtsalt igaks juhuks, et igaüks saab valida sealt, kas ja millist kindlustust sa tahad ja milliseid lisasid, et seal sai väga palju erinevaid selliseid add-on sinna campervanni võtta, aga jah, seda saab igaüks siis teha, kui ta seda vanni bookima hakkab. Vannist rääkides siis, aga räägime siis konkreetselt vannis elamisest praegu, mitte sellest kogu nagu reisist, vaid lihtsalt see, et sa elad ja reisid vanniga, siis 3 asja, mida teeksid van life'i elades teisiti ja miks? Ei oskagi öelda. Väga ei teeks midagi teisiti. Ma arvan jah, et selle vanniga nagu nende vahendid ja kõik, mis meil oli, et ma tõesti ka ei oska öelda ühtegi asja, mida me võiks teha või oleks saanud teha teisiti, sest et see, et seda sõitmist oleks vähem, see otsest ei puuduta van life'i. No mingis mõttes puudutab ikka, et võib-olla võtta lihtsalt rahulikumalt ja nagu võtta rohkem aega. Ja kui sa arvad, et mingi asi võtab terve päeva, siis arvesta võib-olla selle jaoks 2, et siis sul on aega nendeks spontaanseteks peatusteks ja olemisteks ka. Aga üleüldiselt seal vannis elamise kohta vist ei teeks midagi teisiti, sest neid külmasid hommikuid ei saa. Jah, no me oleks saanud võtta selle, ma ei tea, mingi radiaatori või midagi sinna, aga see eeldab siis, et me ööbime kuskil nendel tasustatud saitidel. Kus on siis elekter olemas. Ja, et saaks selle radiaatori üldse tööle panna, aga meie pigem vältisime neid mingi 1 või 2 kohas olime, kus oli selle elektriga. 1 vist ainult. Seda ei ole küll küsimustes, aga kui sa tahad kiirelt puudutada, kus me leidsime enda nii-öelda ööbimispaikasid neid camping saite? No ma vaatasin äppis nimega Campermate, et seal siis näitab igast erinevaid tasuta neid kämpimiskohti, ka tasulisi, kus saab, ma ei tea, neid duše kasutada avalikke või mingi tasu eest. Ja kus saab siis vänni seda musta vett, kuhu kohta kallata ja nii edasi, et kõik vajalik nii-öelda olemas seal. Oota, ma tahtsin midagi öelda, aga mul läks meelest. Nende, ongi just Freedom campsite. Et nende tingimus on see, et sul on self-contained campervan, mis tähendab seda, et siis põhimõtteliselt kõik autod või vannid, kus sul on WC olemas, siis see tähendab, et sa oled self-contained, ehk siis saad nendes kohtades ööbida. Ehk siis jällegi, kui minna sellise road tripile, et väikse autoga, näiteks kui sa tripid, siis sa nendes kohtades ööbida ei saa.
et isegi kui seda vetsu ei kasuta, mis seal autos on olemas, nagu meil oli, et siis ikkagi sa lähed sinna self-contained vannide või sõidukite alla. Okei, võtame siis järgmise küsimuse. Top 3 lemmikkohta või tegevust? Ütleme lihtsalt 3 esimest siis, mis pähe tulevad. Milford Sound, Minul ka Milford Sound. siis rattasõit Queenstownis, Minul Sealy Tarns hike Mount Cooki juures. okei, ma seda siis ei ütle. Discgolfi mängimine ka oli mõnus. Ägedate vaadetega. Ja minu 3. Ühe tahaks veel öelda. No ütle. Käisime ühes kuulsas Ferg baaris, mis oli ka lõbus. Ja 3. Mis minu 3. on? Mul on see, et kõik kohad, kus me käisime, ma jäin väga-väga rahule. Ja nagu, kui ma ütlen 3 tükis, see ei tähenda, et teised oleks olnud halvemad, lihtsalt seal oli nii palju kohti, et nagu natuke keeruline on valida oma lemmikut, aga võib-olla ma ütlen siis 3. lihtsalt selle tegevuse või selle kämpimise juures ongi see, kui sul on rahulikult aega, näiteks kui me sõitsime sinna Mount Cooki juurde ja me lihtsalt sõime hommikust ja nägime nagu maailma, ma ei tea, kõige ägedamat vaadet ja sa lihtsalt oled seal, sööd oma võikut ja jood teed ja lihtsalt naudid. Nojah, soe päike oli ka, ilmaga väga vedas. Ja selle küsimusega seoses siis, kas oli palju hetki, kus Instagram või nii-öelda internetis, online'is nähtu oli parem kui päriselus? Ja siia juurde siis väike disclaimer on see, et kui muidu enne reisile minekut ma olen ikka mingi, kuule Marek, ma leidsin sealt TikTokist jälle mingi selle koha, siis seekord ma vältisin täielikult igasugust researchi, Marek pani meile selle teekonna kokku, otsis sellised põhilised peatused välja ja meie korteromanik siis ka andis omalt poolt väga palju häid soovitusi ja jah, ma arvan, et sellepärast ka mul ei saanud tekkida seda, et see, mis ma varem nägin või mis ma olin enne netis näinud, et oleks olnud parem kui päris elus. Pluss nagu ei olnud minu jaoks väga ühtegi kohta, kus ma oleks pettunud või nagu, et ma mõtlen tagasi, ma mingi oleks võinud mitte minna, et pigem kõik üllatus positiivselt. Jah, nõus, et iga koht selline omamoodi ja mõned seda ühte liustikku me ei näinudki, kuna oli selline vihmane päev või meil otseselt ei sadanud vihmaga seal eemal mägedes, siis sadas ja kõik oli udune ja selline, kus siis ei näinud ühte liustikku, aga samas seal te käisite ujumas ja meil oli üli lõbus ja tore matkake seal, nii et jällegi kõik sellised, jah, midagi oli ikka positiivselt. Franz Joseph Glacier oli see, kus me sinna vaatepunkti läksime, et okei, ilus oli küll, aga mitte nagu selline hull vau-efekt, aga see ongi see, et sinna liustikule saab tegelikult helikopteri sõidu osta ja siis seal liustiku peale maanduda ja seal ringi käia, et see on kindlasti lahe. Aga see, kus me kaugelt vaatasime, see ilus, aga jah, ei olnud midagi nii imelist. Et ei oleks on tullu, kui ma oleks mööda sõitnud. Aga selles mõttes jah, et kes tahab jällegi saab sinna palju lähemale ja nii palju, kui ma olen nüüd selle kohta näinud mingeid pilte ja videosid, siis see on kindlalt selline äge kogemus. Aga jah, nii et ma arvan, et ei olnud ühte. Kas sa ütleksid, et enne kui sa researchi tegid, et oli midagi veel? Pigem ikka kõik üllatas positiivses mõttes, kus ma teadsin, et on sinine vesi, oli vesi veel sinisem. Kus ma teadsin, et on mingi äge mägi ootamas, oli veel ägedam ja nagu pigem oli kõik heas mõttes üllatav. Vastas ootustele või ületaski neid pigem, jah. Ja sellest lähtuvalt siis meie finaalküsimus. No nii. Pam-pam-pa, kas me kolime Uus-Meremaale? Hetkeseisuga mitte, aga kätt veel ette ei pane. Aga kas oli iga paari päeva tagant mõte, et siia võiks küll tulla veits pikemaks ajaks kui paariks nädalaks trippima? Jah. Oli küll neid mõtteid päris palju ja päris tihedalt. Ja, aga hetkel jah, meil see küll plaanis ei ole, aga ei välista, et me siis kunagi millalgi läheme. Ilmselt mitte
liiga kauges tulevikus, sest et seal samamoodi see working holiday viisa on siis vanusepiiranguga. Juhul, kui me üldse tahame teha working holiday viisat, et turistiviisaga lihtsalt. turistiviisaga saab ka vist mõnda aega olla. Ma ei tea, 3 kuud äkki, pole vaadanud täpselt, aga ma eeldan, et on 3. Aga see on siuke klassik reisil käimise, see, et käid seal ringis mingi, tahaks siia kolida. Aga seal päriselt oli siuke tunne, et nagu hea meelega oleks mingi pool aastat või pikema perioodi. Vot. Kas küsimustega on kõik? Kas sa soovid midagi veel lisada? Ja ma tänan kõiki, kes on kirjutanud Instagrami või YouTube'is siis kommentaarisse küsimusi, et nende pealt ma panin need enam-vähem põhiasjad kokku. Aga kas sa soovid veel midagi siia lõppu öelda? Ja, et külastage kindlasti Uus-Meremaad. Ma arvan, et ei pea pettuma. Ja nagu ma tahaks seda öelda eelkõige nendele, kes on Aussis, sest et nagu Eestis, ma saan aru, see on aga ikkagi sellegi poolest, aga ikkagi, et Eestist tulles see on kindlasti kõvasti kulukam ja võtab sult rohkem aega ja ressurssi, aga kui juba Aussis olla ja tahta mingit ägedat trippi teha, siis nagu Uus-Meremaa Lõunasaar, kuna see on see, kus me käisime, ma soovitaks igal juhul minna ja mul on nii hea meel, et me käisime, sest et ma ei tea, ma praegu mõtlen, mis mõttes me olime või oleme Uus-Meremaale nii lähedal ja me ei oleks läinud sinna. Et jah, mingi, siit Gold Coastit lendab mingi 3 tundi sinna, et pole väga mingit vabandust otsida. Miks mitte minna? Jah, nii et ma arvan, et siin me selle Q&A lõpetame ja aitäh, et meie reisile kaasa tulite ja näeme juba järgmises vlogis, ma arvan. Vlogi episoodis. Ja vlogis. Davai, thanks Marek ja tšau. Aitäh kutsumast, väga meeldiv on sinuga siin istuda ja järgmise korrani siis. Ja